on nüüd sees. Järgmisena on meil legionäride hümn ja on jagatud all kõigile sõnad kätte, nii et suur palve on laulge kaasa sellega. Lugupeetud aatekaaslased, Eesti vabaduse eest võidelnud sõjameeste auks vaikuse seisand.
ma tänan teid. Head sõbrad, tuttavad, kamraadid ja teised kohalviibijad, kes on täna võtnud südameasjaks siia Ida-Eesti ajaloolisesse paika tulla. Ma tänan teid ning minu lugupidamine. Kordan ikka oma sissejuhatust varasematest aastatest, et esivanemate austamine on auasi iga endast lugupidava rahva kohustus. Minu selja taga siin seisavad kivid, millele graveeritud tekstiga on meist paljud kursis. Vähemalt need, kes aastate jooksul siinset mäge ikka ja jälle külastanud on. Kuid millest need tegelikult loo räägivad, on paljuski meie igapäevaelus hoomamatu. Me näeme juba viimased mitu aastat sõda üpriski lähedalt. Kuid mis oli selle hind rohkem kui 80 aastat tagasi, kui meie enda vaarisad olid kohustatud haarama kodumaa kaitseks relvad? Need noored mehed, kelle mälestuseks me täna siia oleme tulnud, olid kasvanud üles vast iseseisvunud Eestis, mille nende endi isad, onud, vanaisad ja vanaonud olid kätte võidelnud. Aastasajad olid võõrvõimud meil kanda kõril hoidnud, kuid nüüd lõpuks olime peremeesteks me ise. Meie kaunist eesti keelt kõneldi uhkusega igas Eestimaa otsas. Meie sinimust valge lehvis igas majapidamises ning meie meelsus oli ülev, sest põhiseadusest ning rahvuslikust vaimust lähtuval rahval olid kõik eeldused olemaks tulevikus tugevad, arukad ja jätkusuutlikud. Ühiskonna alustalad olid kindlalt paigas ning nõnda ei olnud ka nendel noortel meestel mingit kõhklust, kui käes oli aeg nüüd järgmisel põlvkonnal seista selle eest, mis neile oli nõnda püha. Igat Eesti sõdurit, kes oli rindel võitlusi pidamas, toetas kodus ka ema, isa, õde, vend, vanavanemad ning tihti ka südamedaam. Seda võitlust ei pidanud ainult sõdur rindel, vaid ka teised Eesti inimest tagalas, kodudes, andes oma panust nii, kuidas võimalik, kas või väikese palvega enne õhtul magama minemist. Sinimägede lahing sümboliseeris seega paljuski kogu Eesti rahvavõitlust idavaenlasega. Eesti mehi langes siin, kuid ka mujal Ida- ja hiljem Kesk-Euroopas ligi 30 000. Meie vahvad poisid jätkasid võitlust ka siis, kui kodu oli jäänud kaugele maha ning paraku nüüd ka vaenlase haardesse. Tugev oli see süda, milles esivanemate vaim sädet hoidis ning terasest oli see tahe, mis ei lasknud neil iialgi lakata võitlemas selle nimel, et ükskord olla jälle tagasi Eestis, kus kõik oleks just nõnda ilus, nagu see oli olnud enne sõda. Seda aega aga paraku paljud neist ei näinud, kes langes lahingutes, kes hiljem Siberis ning kes suri pärast kas siin, nüüd punaseks võõbatud riigis või võõrsil kaugel-kaugel oma kodust. Unistus elust vabas Eestis jäi aga alatiseks neile südamesse, kui tahes ebatõenäoline see nende jaoks ka oli. Kuid oli ka neid, kes pärast Eesti taasiseseisvumist tulid kokku ning rajasid liite, ühinguid, klubisi ning kes peagi ka siia Sinimägedele lahingute aastapäeval kohale tulid. Neid mehi oli siis sadu, nende lugusi sai esimest korda kuulda avalikkuses ning tõde nende meeste võitlusest oli ühiskonnas taaskord au sees. Aastatega on need mehed järjest lahkunud parematele jahimaadele, kuid just meie järgnevate põlvkondade ülesanne on jätkata seda traditsiooni, saada siin pühas paigas ikka kokku ning kõneleda ajaloost tõega, mis tahes kaikaid meile selle käigus ka kodaratesse visatakse. See oli, on ja jääb meie pühaks kohuseks. Oma sissejuhatava kõne lõpetuseks loen teile meelde tuletuseks ette Friedrich Kuulbarsi tuntud lauluread viimasest salmist. Eestimaa, su mehemeel, ole mitte surnud veel, peab surm ka rohket lõikust sõjakäraga truuks jääma isamaale viimse vere tilgani. Olgu need read meil alati saatjaks siin maisel teekonnal just nii, nagu need saatsid tookord meie vapraid esisasi ning nende isasi enne neid. Ma tänan, elagu Eesti!
Et alustaks sõnavõttudega ja esimesena annaks sõna meie väliskülalisele Oskar Kriegersile, kes on siis ajaloomagister ja sõjaajaloolane ning kõigele lisaks ka Läti rahvuslane. Godājumie Igaunijas un citu Eiropas valstu patrioti. Austatud Eesti ja teiste Euroopa riikide patrioodid. Šogad tātad jābūt aprit 81 gads kopš Narvas un Sīnemäe kaujām. Tänavu möödub 81 aastat lahingutes Sinimäel ja Narva ruumid. Toreiz 1944. gadā Igauņu leģiona 20. divīzija stājās pretim Padomju Savienībai, lai, teiksim, nepieļautu komunismu tātad atgriešanos tātad Igaunijā. Tookord 1944. aastal astus Eesti Leegioni 20. diviis vastu Nõukogude Liidule, et takistada kommunismi tagasitulekut Eestisse. Pirmā padomju okupācija laika posmā no 1940. gada vasaras līdz 1941. gada vasarai ļoti skaidri Igauņu tautai parādīja, ko nozīmē komunistiskais režīms. Neatkarīgās Igaunijas valsts jau tātad šī likvidācija, tātad masveida, tātad apcietināšanas, spīdzināšanas, tātad masu slepkavības un tātad deportācijas. Esimene Nõukogude okupatsioon 1940. aasta suvest kuni suveni 1941 näitas Eesti rahvale väga selgesti, mida tähendab kommunistlik kord, iseseisva riigi likvideerimist, massilist arreteerimist, piinamisi, massilisi tapmisi ja küüditamisi. Tūkstošiem tāda, tad Igauniem jau tika izpostīta dzīve. Tuhandete eestlaste elud rikuti ära. Sākoties otrajam pasaules karam, tad Igaunija pasludināja neutralitāti un tādējādi parodot savu stingru nostāju, tad šajā karā vispār neiesaistīties. Teise maailmasõjast alates oli Eesti välja kuulutanud neutraliteedi, näidates niimoodi selgelt soovi sõjas üldse mitte osaleda. Tomēr pēc padomju okupācijas tad Igaunija un šī Igauņu tauta jau tika ierauta šajā karā. Ometi pärast Nõukogude okupatsiooni tõmmati Eesti ja Eesti rahvas sellesse sõtta. Pēc tā, ko komunistiskais režīms pastrādāja, tātad tas ir Igaunijā viena gada laikā, viņš izdarīja visu, lai, teiksim, Igauņu tautu šo režīmu pamatoti neieredzētu, un tas ir nekad vairs nevēlētos, lai šīs režīms atgrieztos. Pärast seda, mida kommunistlik režiim oli Eestis ühe ainsa aasta jooksul korda saatnud, ei soovinud Eesti rahvas enam selle korral elada ega soovinud selle tagasipöördumist. Komunisms ir 20. gadsimta tas galvenais ļaunums. Kommunism oli 20. sajandi peamine kurjus. Tad 1942. gada 28. augustā jau tika dibināts Igauņu leģions. 28. augustil 1942 moodustati Eesti Leegion. Jā, šīs militārais formējums bija Vācu armijas sastāvā. Ja see militaarne üksus oli Saksa armee koosseisus. Ja ka tomēr tas, ka Igauņi stājās leģiona rindās, ka tas bija pilnībā te pareizi. See oli eestlased
astusid leegioni ridadesse, oli ainuõige valik. Te pirmkārt jau tāpēc, ka tā bija vienīgā iespēja te cīnīties pret komunismu. Esmalt juba sellepärast, et see oli ainuke võimalus võidelda kommunismi vastu. Ja otrkārt, igauņu tauta vispār šo karu negribēja. Teiseks, Eesti rahvas ei tahtnud üldse seda sõda. Šo karu gribēja šīta padomju savienība jau 1939. 40. gadā iebrukot Polijā, Somijā, Baltijas valstīs un tātad Besarabijā. Sõda soovis Nõukogude Liit tungides 1939-1940 sisse Poola, Soome, Balti riikidesse ja Bessaraabiasse. Tātad PSRS vaina otrā pasaules kara izraisīšanā ir milzīga. Liidu süü teise sõja valla pääsemises oli hiiglaslik. Savukārt pēc pirmās padomju okupācijas igauņiem bija tikai viens mērķis nepieļaut, lai komunistiskais režīms atkal atgriežas jau viņu zemē un no jauna izvērš šo teroru pret iedzīvotājiem. Eestlastel omakorda oli pärast esimest Nõukogude okupatsiooni ainult üks eesmärk. Mitte lubada, et kommunistlik režiim pöördus tagasi nende maale ja alustaks uuesti terroriga elanikkonna vastu. Treškārt, daudzi, igauņu leģionāri uztvēra igauņu leģionu, kā, topošo Igaunijas nacionālo armiju, ar kuru, neskatoties uz sarežģītajiem jau politiskiem apstākļiem, būs iespējams tātad jābūt atjaunot Igaunijas neatkarību. Kolmandaks, paljud eestlased pidasid Eesti leegioni tulevaseks Eesti armeeks, mille abil vaatamata keerulisele poliitilisele olukorrale saab võimalikuks taastada Eesti iseseisvus. Jā, tas ir tieši tāda paša domāšana otrā pasaules kara laikā bija latviešu leģionāriem, un tāpēc viņi karo latviešu leģionu 15. un tātad 19. divīzijā. Täpselt samasugune mõtteviis oli teise maailmasõja ajal Läti leegionäridel. Sellepärast võitlesid nemad Läti leegionis 15. ja 19. diviisis. Ja tas ir igauņu un latviešu leģioniem ir ļoti daudz kas kopīgs. Eesti ja Läti leegionäridel on palju ühist. Ja tas un vēl viena no kopīgajām lietām, tas ir viņi karoja tikai austrumu frontē pret šo te bolševismu. Üks nende ühistest omadustest. Nad võitlesid vaid idarindel bolševismi vastu. Ja tas neviena igauņu vai latviešu leģionu vienība nav, karojusi pret rietumu sabiedroto valstīm. Ei Eesti ega Läti leegioni üksused ole võidelnud lääneliitlaste vastu. Tas ir 1944. gadā, tātad būdami ierukumos jau Nārvas frontē un pēc tam Sinemē ar šiem te ieročiem rokās, tātad igauņu leģionāri skaidri saprata, aiz viņiem ir viņu dzimtene un tauta. Un tas ir viss tas, ko viņi tik ļoti mīlēja. Olles kaevikutes Narva rindel ja võideldes relvadega Sinimägedes, mõistsid Eesti leegionärid selgesti, et nende selja taga on nende kodumaa ja rahvas ja kõik see, mida nad nii väga armastasid. Un tas ir tas, kas viņiem ir jāsargā. Ja seda oli vaja neil kaitsta. Un tieši tāpēc jau viņi tik varonīgi cīnījās, riskējot ar pašu dārgāko, ar savu dzīvību. Just sellepärast võitlesid nad nii sangarlikult, riskides kõige kallimaga, oma eluga. Un tieši arī tāpēc arī parādījās arī tādi varoņi, kā Alfons Rebane, tas ir Haralds Nugiseks, tas ir Haralds Rīpalo un Pauls Maikla. Just sellepärast tõusid eestlaste hulgas esile ka sellised sangarid nagu Alfons Rebane, Harald Nugiseks, Harald Riipalu ja Paul Maitla. Svarīgi atzīmēt, ka 1944. gadā Igaunijas teritorijā blakus Igauņu 20. divīzijai pret bolševismu cīnījās arī Beļģijas, flāmu un valoņu, skandināvu un nīderlandiešu karavīri. Oluline on ära märkida, et 1944. aastal võitlesid Eesti territooriumil kõrvuti 20. diviisi võitlejatega bolševismi vastu ka teised Euroopa vabatahtlikud. Flaamid, valloonid, taanlased, norrakad, rootslased, hollandlased ja paljud teised veel. Ja tas ir paldies jau viņiem par to. Tänu neile selle eest. Ja tas ir viens no Beļģijas jau valoņiem, kas karoja Igaunijas jau teritorijā 1944. gada vasarā, bija šīs ievērojamais politiķis un militārists Leons D. Grelle. Üks valloonidest, kes võitles 44. aasta suvel Eesti pinnal, oli silmapaistev poliitik ja sõjaväelane Leon de Grelle. Ja pēc kara savās atmiņās, viņš tā rakstīja par kaujām Nārvas frontes sektorā un pēc tam Sīnemē. Pärast sõda oma mälestustes kirjeldas ta Narva rinde lahingut ja lahingut Sinimägedes.
Jā, tas šī te Igaunijas fronte, ka tas bija kaut kas neiedomājams. Eesti rinne, see oli midagi mõeldamatut. Sarkanarmieši bija pie Varšavas vārtiem, bet, teiksim, tūkstošiem brīvprātīgo, ka vēl, teiksim, turējās pie šiem te izpūstītajiem mežiem, tas ir netālu no Ļeņingrads. Punaarmeelased oli Varssavi väravate juures, kuid tuhanded vabatahtlikud pidasid veel laastatud metsades, mitte kaugel Ļeņingradist. Jā, tas Narva iezīmē robežu starp, teiksim, veco tātad Eiropu un Āziju. Narva tähistas piiri Vana-Euroopa ja Aasia vahel. Jau te trešais vācu korpus, kur vācieši bija tātad mazākumā šeit nodrošināja uzticamu pili. Kolmas Germaani korpus, kus sakslased olid vähemuses, kindlustas siin usaldusväärse kantsi. Tātad, šī pils gandrīz uzsprāga 1944. gada jūlijā. See kindlus peaaegu plahvatas 1944. aasta juulis. Un sīvajās cīņās jau tika sašauta, tas ir vairāk, teiksim, nekā 1000 padomju tanku. Ägedates lahingutes hävitati üle 1000 Nõukogude tanki. Ka pateicoties tam, ka Igauņu leģions tik ilgi turēja fronti pie Narvas un Sinemē, daudzi cilvēki pacēlās uz Rietumu Eiropu un tātad ASV. Tänu sellele, et Eesti leegion nii kaua Narva ruumis ja Sinimägedes rinnet kinni hoidis, said paljud inimesed lääne emigreeruda. Pēc kara trimdas Igauņi, teiksim, vairāk tas nekā 50 gadus visai pasaulē liecināja ne tikai par tātad viņi liecināja, teiksim, ne tikai tas, ka par Padomju Savienības īstenoto Igaunijas okupāciju, bet arī viņi akcentēja savu galveno mērķi, tas ir Igaunijas neatkarības atjaunošana. Pärast seda tunnistasid eestlased eksiilis kogu maailmale enam kui 50 aasta jooksul mitte ainult Eesti okupeerimist Nõukogude Liidu poolt, vaid rõhutasid ka oma peamist eesmärki, Eesti iseseisvuse taastamist. Un tieši tāpēc Igauņu leģionāri vārojiņu darbi frontē, ka viņus nedrīkst aizmirst. Sellepärast ei tohi Eesti leegionäride sangardus rindel ununeda. Jā, par šiem te Igauņu leģionāru vārojiņu darbiem frontē ir jāstāsta jaunai paudzei. Eesti leegionäride sangardusest rindel tuleb jutustada uuele põlvkonnale. Šajā sakarā ļoti precīzi ir teicis latviešu leģionārs un vēsturnieks Uldis Ģermans. Selles kontekstis on väga tabavalt öelnud Läti leegionär ja ajaloolane Uldis Ģermans. Tauta, tas ir, kurai ir savi varoņi un kura tos neaizmirst, ka viņi nav salaužami. Rahvas, kel on oma sangarid ja kes neid ei unusta, ei saa murda. Ja tas ir, un lai Dievs dod, ka mūsu valstīs miers ir mūžīgs, un lai kara traģiskie notikumi te paliek tikai pagātnē. Andku Jumal, et meie riikides valitseks rahu ja traagilised sõjasündmused jääksid minevikku. Jā, tad, un es šo te latviešu nacionālistu vārdā es izsaku vislielāko cieņu Igauņu leģionāriem. Läti rahvuslaste nimel avaldan ma Eesti leegionäride suurimat austust. Ja tas ir, un tātad, nekad neaizmirsīsim vāronīgos Igauņu un latviešu leģionārus. Ärme iial unustagem sangarlikke Eesti ja Läti leegionäre. Un tas ir debes valstība visiem jau mūžībā aizgājušiem leģionāriem. Olgu taevariik lahti kõigile igaviku lahkunud leegionäridele. Savukārt mūsu uzdevums ir turēt godā leģionāru piemiņu un nodot to nākošajām paudzēm. Meie ülesanne omakorda on hoida leegionäride mälestust au sees ja anda seda edasi järgmistele põlvkondadele. Ja tas ir uz šo te tikšanos jau latviešu leģionu piemiņas dienā jau 16. martā. Paldies! Kohtumiseni 16. märtsil Läti leegioni mälestuspäeval Riias. Aitäh! Järgmisena paluksin kõnepulti endise Kaitseliidu ülema Meelis Kiili. Lugupeetud kaasmaalased, head sõbrad ja külalised. Me oleme täna siin Sinimägede memoriaali juures, tuntud ka kui Vaivaramäed, Sinimäed, Lastekodumägi, Grenaderimägi
Need on mäed, mis iga eestlase teadvuses, isegi meie folklooris omavad väga sügavat tähendust. Me võib-olla ei mõtle sellest iga päev. Aga kui räägitakse Sinimägedest tõrjelahingutest, siis paratamatult tulevad kõrvale sellised väljendid. Vaprus, eneseohverdus, isamaalisus, pühendumus. See on see, mis aitab meil olla ja elada vaba rahvana. Me teame, et võideldi pühade ahvete eest. Ida-Viru, Sinimäed, Narva, see on läbi aegade olnud tapluste tannermaa. Vaid paarkümmend aastat enne olid tublid Eesti mehed ja Soome vabatahtlikud kindral Tõnissoni juhtimisel vabastamas Eestit ja kaitsmas meie pühasid piire. Nad olid võidukad. 1944. aastal seisid Eesti mehed taas vastamisi vaenlasega. Neil ei olnud sellist privileegi nagu kindral Tõnissoni vägedel. Nad ei saanud kanda Eesti vormi. Kuid nagu nad isegi ütlesid, vorm võis ju vale olla, vaenlane oli õige. Sest vaenlane oli sama. Bolševistlik terror, mis tuli eemal hoida. Ja need lahingud siin olid edukad, võidukad. Tõsi, nad ei taganud meile iseseisvust. Kohe. Kuid nad lõid eelduse, et me kunagi saame taas seista vaba rahvana, mida me siin täna teeme. Kuid need lahingutel neil oli väga suur tähtsus ja tähendus. Esiteks andis see ka meie hõimuvelledele natukene leevendust ja võimaldas neil oma iseseisvust säilitada. Ja teiseks, tuhanded Eesti mehed, naised, lapsed ja vanurid said päästetud. Sest seesama kurjus, bolševism hoiti väga pikalt eemal. Nii et hoiame nende meeste meie Eesti rahva mälestust. See siin on värav. Värav Eestisse. Värav hoitakse lahti sõpradele ja kinni vaenlastele. 1944. aastal hoiti see värav kinni. Tõsi, Eestisse tuldi aiaaugu kaudu. Täna hoiame ka selle värava kinni. Meil ei ole teist võimalust ja vajadust. Sest see siin on Eestimaa, isamaa. Siin räägitakse eesti keelt ja kantakse eesti meelt. Siinkohal tahan ma korrata oma isiklikku viruvannet, mille mina olen andnud. Ja see viruvanne on: Eesti värvid on sinine, must ja valge. Ja sinise eest seisame, musta eest murrame, valge eest võitleme. Elagu Eesti, Eesti eest surmani. Aitäh härra Kiilile. Järgmisena paluksin kõnepulti Riigikogu asespiikri Arvo Alleri. Aitäh! Lugupeetud kohale tulnud sõbrad, lähedased.
suur au on olla siin teie ees ja tuua ka paar mõtet tänase 81. mälestusaastal toimunud kaitselahingute algusest. Ja meil kõigil, kes on siia tulnud, kõigil eestlastel on mingi isiklik kokkupuude Sinimägedega antud kohaga kaitselahingutega. On ta isad, vanaisad, vanavanaisad, läbi isikliku kogemuse, isikliku tunnetuse. Me peame siin käima, meil on vaja siin käia, nagu eelkõneleja ütles, see on värav. Ja kui on vaja, me hoiame seda väravat väga kõvasti kinni. Ja nagu me näeme, mis toimub praegu Ukrainas, siis meie asi on hoida see värav kinni siin Ida-Virumaal, Narva piiril ja Narva jõe ääres. Sinimäed on järgmine ülesanne. Ma soovin kõikidele küll ilusat suve, aga tänase mälestuspäeva puhul jõudu jaksu ja et meil oleks rahu ja sõda kunagi siia ei jõuaks. Seega Eesti eest. Aitäh! Järgmine sõnavõtt on Riigikogu liikmel Jaak Valgel. Head sõbrad, Eesti mehed ja Eesti naised. Mulle tundus, et kui ma sealt kaitsekraavist läbi astusin, et see oli kuidagi nagu väga sümboolne. Justkui tundsin, et sellest kaitsekraavist anti meile kaasa üks teade või sõnum. Ja need mehed, kes seal selle sõnumi kaasa andsid, olid tegelikult lihtsad Eesti mehed, pärit siis koolidest või taludest. Mõni võib-olla polnud suur linna varemgi näinud. Aga nad teadsid, et nad peavad siin võitlema ja nad teevad seda Eesti eest. Ning see sõnum, mis nende poolt tuli, ongi seesama, et me ei saa ja ei ole vajadust praegu tänu Jumalale oma riigi eest relvaga võidelda, aga me oleme kohustatud seda tegema sõna, sule ja rahuliku teoga. Minu sõber Indrek Hirv kirjutas luuletuse Leegion ja ta näitas seal sellest suurepäraselt, kuidas see mälestus Sinimägede meestest aitas need rasked Nõukogude aastad üle elada. Mehed, ja see algab sõnadega, üks poiss meil seemisnahast kindaga krae ruune varjas ja poiss kaevikust tuli linna ja läheb edasi siis niimoodi, et ükstapuha, mis võib-olla meil ei ole sellel laguneval ajal hea, aga meil on vähemalt olemas oma leegion. Et see leegion ei olnud mitte lihtsalt rindeväe osa, see oli Eesti identiteet. See oli demonstratsioon selle kohta, et eestlane on jätkuvalt võitlusvalmis ja ka ratsionaalne. Ta võitleb siis, kui on viimane häda käes ja võitleb siis, kui on võimalik võita. Aitäh! Järgmine sõnavõtt Riigikogu liikmele Anti Poolamets. Austatud kohalviibijad. Täna kõnelen ma siin Riigikogu vabadusvõitlejate ja represseeritute toetusrühma poolt.
Ma tänan Riigikogu aseesimeest, et ta samuti meie institutsiooni siin esindab. Kahjuks ei saanud kohale tulla Riigikogu esimees, sest ta valmistub üheks teiseks paraadiks. Ja see ei ole mitte vabariigi aastapäeva paraad. Ma leian, et eestlased peaksid eeskuju võtma meie headest Läti sõpradest, kes oskavad oma esivanemate võitlusi austada. Lestele kangelaskalmistul on igal aastal kohal Seimi esimees, ministrid, riigi president ja teised. Ma ootan neid samu inimesi ka siia austama meie kangelasi. Sest see on meie rahvusliku uhkuse pühapaik. Miks selle koha ümber on alati võideldud edasi ka pärast lahingute lõppu? Selleks, et murda eestlaste võitlustahet. Selleks, et suruda alla eestlaste rahvuslikku uhkust. Senikaua, kui me siin käime, hoiame me üleval oma rahvuslikku uhkust. Lugu võitlevast eestlasest, kes kunagi alla ei andnud. Ja teie, kes siin olete, kinnitate, et eestlastel on kaitsetahe igal ajal ükskõik kui ülekaaluka vaenlase vastu. Kui me laseme ajalugu võltsida ja valetada, ja ajaloo võltsimine kestab edasi, sest võitlus tõe pärast algas samuti kohe pärast lahingute lõppu. Ja me teame, et Eesti koolidest ei tule välja kõik õpilased, kes teavad ajalugu tõeselt. See kasvatab 5. kolonni, keda meil on niigi palju, kes teeksid siin kohe seda, mida nad tegid Ukrainas. Ja sellepärast me peame hoidma ajaloolist tõde. Kas maailmas teatakse seda, kes valmistus 5-miljonilise armaadaga Euroopa kallale tungima juuni lõpus, juuli alguses 1941. Seda varjatakse siiamaani ja ka meie oleme need, kes peavad tõde rääkima. Kas sellest räägitakse tõde, et üle 1 miljoni Saksa sõjavangi suri mitte ainult Siberi vangilaagrites, vaid ka liitlaste vangilaagrites? Üle 1 miljoni inimesi, keda oleks pidanud kohtlema Genfi konventsiooni järgi. Aga neid ei koheldud, neilt võeti ära toit, meditsiiniabi ja katus pea kohalt. Ja nii suri 1 miljon sõjavangi liitlaste vangistuses. Et tõe otsimiseks saame me inspiratsiooni ka sellelt lahinguväljalt. Meie, kui me austame oma kangelasi, siis on meil kaitsetahe. Kui me austame oma kangelasi, siis meil on eestlust, siis meil on rahvuslust, siis meil on usku iseendasse. Elagu Eesti! Järgmisena paluksime Memento esindaja Arnold Haljaste. Austatud mälestushetkest osavõtjad, represseeritute nimel tänan teid kõiki, kes te olete siia kogunenud. Tänan ka neid valitud ja Eesti rahva teenistusse seatud, kes täna siin mälestushetkest osa võtma on tulnud. Teid ei ole siin palju. Aga need, kes on tulnud, me peame teid meeles. Valimised on tulemas. Me oleme uhked selle üle, et me 90ndate alguses selle riigi ilma ohvriteta saime. See riik on rajatud nende meeste
verele, kes siin võitlesid. Nõukogude väed jõudsid Piirijõeni veebruarikuus. Tallinn võeti septembri lõpus. Tänu nendele meestele sai üle 80 000 inimese põgeneda läände, kus hoiti meie riiki, kus hoiti meie kultuuri ja tehti pidevalt tööd selle nimel, et see iseseisvus tuleks. Ja me laulsime, muidugi me laulsime ennast salgavalt, me laulsime. Aga me ei tea, mis lepingud olid tegelikult nende vabaks saamiste taga, nii kirjalikud kui suusõnalised. Jeltsinile me oleme pannud Tallinnasse bareljeefi. Reaganit me meenutama ei kipu. Teeme kõik, mis meist sõltub, et see riik püsiks ja jääks. Ja oleme uhked, et meil on olnud meie pojad. Ja kinnitame, et me ei anna seda riiki käest. Au olgu neil igavesti. Järgmise sõnavõtuga paluks Andrus Ergma Tallinna pensionäride ühendusest. Head kokku tulnud, tervitan teid, et te olete tulnud täna siia. Ma tahaks öelda seda, et me peame mäletama. Möödunud aastal toimus siin samas ka natuke maad edasi ajalookonverents, kus mulle jäi meelde üks niisugune situatsioon, kus lastekodumäel olid meie võitlejad sisse piiratud ja üritati seda piiramisrõngast läbi murda ja jäi puudu väidetavalt mõnikümmend meetrit sellest, aga seal võitlesid kõik, nii terved kui ka avatud. Niisugusi mehi me ei saa unustada ja ei tohigi unustada. Mäletame neid. Elagu Eesti! Palume nüüd Rünno Saviri Jõgeva vabadusvõitlejate ühendusest. Lugupeetavad daamid ja härrad, head kaasvõitlejad, kallid kaasteelised ja viimased teise vabadussõja veteranid oma kodudes üle Eesti. ...1944. aastal ütles raadiokõnes viimane Eesti peaminister presidendi ülesannetes professor Jüri Uluots oma raadiokõnes. Ma tsiteerin. Meil, eestlastel, endal kuulub seega õigus otsustada, missugusel viisil ja kellega koos on meie enesekaitse efektiivsem. Igal enesekaitsel on siht, milleks seda teostatakse. Meie tõendame avalikult ja otsekoheselt kogu maailmale, et meie, eestlased, kaitseme oma rahva olemasolu, oma põlist eluruumi ja oma rahva vabadust. Vabadussõda jätkub praegu. Küll erinevamates ja keerulisemates ajaloolistes tingimustes kui eelmine. Mitte orjade kari, mitte palgasõdurid, vaid väike, kaine, põhjamaine rahvas võitleb praegu oma eluruumi, oma vabaduse eest. On raske laim ja solvamine, kui keegi mõtleb või ütleb teisiti.
õigel teel on kogu Eesti rahvas oma olemise kaitsel ja need Eesti mehed, kes relvaga käes võitlevad praegu ja edaspidi. Nendest sõltub kogu Eesti rahva olevik ja tulevik. Õnne meile ja nende ettevõtmistele. Au ja kummardus neile, kes oma elu või tervise on jätnud võitleva Eesti eest. Samuti au ja kummardus nende omastele. Valatud veri on lunastuse hind kogu meie rahva eest ja kõige selle eest, mis meie rahvale kallis. Seda peab teadma kogu meie rahvas ja vastavalt ka talitama. Tsitaadi lõpp. Jäägu need kuldsed sõnad meile igavesti meelde. Ma lõpetaks oma kõne Virve Osila kirjutatud luuletusega pealkirjaga Sinimäed. Siin suve päike sooja valgust kallab. Ta kiired on kui hellad ema käed. Maa mälestuste salalaegast paotab. On püha altar siin me Sinimäed. Tuul kõrgendikul puhub leinapilli. See puudutab me hinge taga maid. Maa õitsetab siin ohtralt tõrvalilli. Neil õitest nõrgub leinapisaraid. Siin murukamar varjab verd ja valu. Tõsine on kauge metsaviir. Siit ammu juba taganenud talud ja Sinimäest sai elu surmapiir. Kus Eesti mehed vapralt meelekindlalt veel võimsa jõuga hoidsid Eesti maad. Kas mõistame me nende surma hinda või teavad seda need, kes elavad? Au langenu üle pühas Eesti mullas jääb ajas kestma nende vapper vaim ja tänu neil, kes siia suutsid tulla, kus nende noorus surmahoobi sai. Siin seisame ja selgelt tunnetame, on hindamatu elus iga päev ja lootuses ning leinas aru saame, mis tähendavad meile Sinimäed. Mis tähendavad meile Sinimäed. Järgmisena saab sõna Eesti Leegioni Sõprade Klubi liige Taimo Himberg. Austatud Riigikogu aseesimees, head Riigikogu liikmed, kõrgemad kindralid siin mäel ja hea Eesti rahvas, kes kõik te siin täna olete. Täna 81 aastat tagasi ei kõneldud siin mäel. Täna 81 aastat tagasi kõnelesid siin Eesti Leegioni relvad. Eesti sõjamehed ei saanud anda oma maad vihatud Stalini bolševistlikele röövvallutajatele, nii nagu ka 2002. aastal ei saanud Ukraina kangelased anda oma armast isamaad Putini bolševistlikele röövvallutajatele, kes tahavad teisi vabasid rahvad orjastama. Eesti rahvas ei algatanud teist maailmasõda. Meie olime kannatanud. Meie kannatasime pikki aastaid Nõukogude okupatsiooni all. Ja 39. aastal toimus Eesti riigis hääletu alistumine. Tõsi, 40. aastal lasti Raua tänaval Eesti armee vormis mõned paugud. Sellest päevast alates 21. juunist 40 algas eestlaste jaoks teine maailmasõda. Selle teise maailmasõja kõige ägedam lahing peeti 44. aastal just nimelt siin Eesti sõjameeste poolt, sest ei saadud kuidagi teisiti. Jüri Uluots ei saanud teist korda lubada, et Nõukogude okupandid tungivad niisama meie maale ja ta võttis riigipea kohusetäitjana 7. veebruaril 44 selle vastutuse
Tema oli Eesti Vabariigi seaduslik riigipea 16. juunil 40, kui Nõukogude okupandid meie maa okupeerisid, sõda kuulutamata. Aga siin toimunud lahingud on kõige rängemad, nõudnud kõige rohkem ohvreid. Ja sellepärast ei ole õige, et me keelame siin maal vaba sõna. 5 aastat ei lastud siin rääkida parlamendisaadikutel, kes on Eesti rahva poolt valitud. See on kõige suurem häbi ja sigadus, mis siin mäel on tehtud. Rääkimata siis veel kõrgematest ohvitseridest ja neid käsutati kuskile muuseumi nurga taha. Ma rääkisin 5 aastat sellele mehele, kes seda üritust siin korraldas. Rääkisin, et teeme demokraatlikult. Meil on Eesti Vabariigis sõnavabadus, me ei ela kuskil Putini Venemaal. Täna on Eesti Leegioni sõprade klubi taastanud siin vaba sõna. Tahan veel ajalle kohta nii palju öelda, et eelpool kõlas üks lause, ajalugu võltsitakse, tõesti võltsitakse, räägitakse valesti. Eesti rahval oli siin 44. aastal 2 diviisi, 20 relva grenadridiviis ja 300 eriotstarbeline diviis. Selle moodustasid 2., 3., 4. ja 5. piirikaitserügement. Ja meil jäi 2 piirikaitserügementi veel teisest diviisist üle. See oli 1. ja 6. piirikaitserügement. Nemad võitlesid 207. Saksa diviisi koosseisus. Ärge võltsige ajalugu. Eesti Leegionil oli 2 diviisi, 20. relvagrenadrite diviis ja 300 eriotstarbeline diviis. Rääkige Eesti rahva sõjaajalugu õieti. Ma tahaks veel kord siit saata palavad tervitused Arnold Kullile, Eesti Leegioni veteranile, kes võitles 44. aastal 81 aastat tagasi Emajõe joonel. Aitäh, auväärt sõjasangar, et sa ei unustanud vandet, nagu ütles Ruuben Lambur. Nüüdseks Manalas, minu hea sõber. Ma tänan kõiki, kes on täna siia tulnud kaasa pärijad Eesti Leegioni sõprade klubi ja enda nimel. Elagu sõnavabadus siin mäel, elagu Ukraina kangelased, kes ka täna peavad võitlema seal kõige raskemates tingimustes, nii nagu need mehed siin, meie mehed 81 aastat tagasi. Elagu Eesti Vabariik. Viimane sõnasoov kuulub Põlis-Eesti Rahvaerakonna esindajale Meelis Osale. Head kaasteelised, kes te olete siia kogunenud. Tahaks hetkeks langetada pea kõigi nende mälestuseks, kes siin on andnud oma elu ja ka hiljem on andnud oma elu tervise Eesti Vabariigi eest. Ma tahaks väga uskuda, et ka meie oleme seismas ikkagi Eesti Vabariigi eest, mille eest seisid kõik siin langenud. Ja me peame midagi vastu võtma selle Vargamäel pesitseva kollaborantide pesa vastu, kes ei seisa Eesti Vabariigi eest, vaid Eesti vaba riigi eest. Oma rahvast surnuks maksustades, põhiseadusest üle sõites. Mul on kurb vaadata, kui hiljuti oli siin suur laulupidu. Rahvas tuli kokku, rahval oli tahet, aega. See on kõik ilus, aga kui oleks vaja enda õiguste eest seista, siis millegipärast enam ei ole seda rahvast. Ma väga tahan loota, et need, kes on siin, on nõus ka ise Eesti Vabariigi eest seisma ja viivad selle sõnumi koju kaasa. Aitäh! Täname kõiki, kes sõna võtsid.
oma sügavama arvamuse avaldasid ja sõnavõtud on nüüd läbi, aga üks väikene info kohal olnud rahvale veel. 9. augustil toimub siinsamas Sinimäe koolis järjekordne ajalookonverents, kuhu olete ka kõik oodatud. Et see on informatsioonina lisaks ja täiendav info leiate lähipäevadel ka meie koduleheküljelt elsk.ee. Ja nüüd jätkame pärgade panekuga. Esimesena palume Põlva vabadusvõitlejate ühendus. Palume Põlva vabadusvõitlejate ühendus Märjaga. Harju Kaitseliit, paluks. Tartu endiste poliitvangide ühendus. Pitapoisid. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.
vabadusvõitlejad. Kaitseliidu Alutaguse malev. Eesti Leegioni veteranide Virumaa klubi. Tallinna pensionäride ühendus. ESL Pärnu ühendus. Jõgevamaa vabadusvõitlejate ühendus. Eesti Vabadusvõitlejate Liit.
näitasin ka esile. Taevani isa, me kummardame sinu ette. Sina tead, kuidas siin surm ja kaduvus tõsiselt meile silma vaatab ning lähedaste kaotusest tekkinud hingehaavad uuesti lahti rebenevad. Ole lähedal, kui üksindus raskelt rõhub ja igatsus langenud kamraadide järele tekitab rahutust. Hoia meid lootusetuse eest, aita võita kartus ja ahistus, kingi meile südamesse rahu. Tänu sulle kõigi legionäride elu ning nende panuse eest Eesti eest võitlemisel. Tänu mälestuste eest, mis soojendavad südant ja on meile julgustuseks. Anna jõudu meile kõrvale panna ja andestada see, mis tekitas või tekitab arusaamatusi. Ja sa oled meil paljudel lubanud nende austusväärsete meestega kohtuda. Aga aita ka meil kohata üksteist igavikus sinu juures. Anna meile meeleparanduse vaime ja juhi meid, aga anna arukust eriti neile, kes veel ei mõista õigel teel olemist nii sinu nime pärast kui ka meie au ja truuduse teedel kõndimisel. Nii et me võime kord rahus lahkuda, nähes, et tõe vaim on võitnud ja rõõmuga ja rahuga astuda sinu palge ette. Ole kõigiga, kes on langenud Eesti nimel võideldes, aga samuti nendega, kes veel siiralt usuvad, et õiglust on võimalik saavutada ja hoida. Ja seda kõike me palume sinu enda õpetatud sõnadega. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiega andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Igavene rahu olgu langenud kangelastel ja igavene valgus paistku nende peale, kes seisid siinsamas mäel õigluse, au ja truuduse nimel, nendes rasketes lahingutes, et hoida Eestit vabana. Puhaka rahus, head kamraadid, ja
olgu muld, mis teid katab, teile kerge, olenemata sellest, kus on teie viimne puhkepaik. Jumal on alati teiega ja hoia Jumal ka Eestit. Suur tänu teile kõikidel sellel mälestusüritusel osalemast, aga sellega ei ole veel kõik lõppenud. Kell 2 on Vaivara muuseumi juures sõdurisupi pakkumine ja seal me saame juba nende meeste mälestust ja austust nendele ka arutada ja omavahel tuttavaks saada, kes veel ei saa. Nii et liigume siit Vaivara muuseumi juurde, aga et see liikumine ei oleks liiga kaootiline, siis me esitleme ka veel ühte